Minu kõrval on nüüd Mart Suurkask, väga sobival hetkel Berkman Technologies tegevjuht. No, võib vist öelda, et teie firma on seotud otseselt nutiülekäiguradade tootmisega. Teie südameasi on muuta liiklust turvalisemaks. Kuidas infotehnoloogia aitab siis vähendada meie ümber toimuvaid liiklusõnnetusi? Põhimõtteliselt vaata nagu hobuste ajast aitas meid tehnoloogia areng tuua autode laialdasele levikule, siis me täiesti usume, et nüüd on need autod vaja ka kuidagi infotehnoloogiaga omavahel ühenduma saada, nutikamaks muutuda ja nii edasi. Nii et kogu selline, me usume, et senikaua, kuni me ise nüüd hoidsime roolist kinni ja võtame inimestena otsuseid vastu, siis tulevikus peaks hakkama arvutid meie eest otsuseid vastu võtma, nii et selles mõttes infotehnoloogia on väga oluline koht selles. No, kui tõenäoline see on, et mõnes Eesti linnas nüüd lähimate aastate jooksul me sinna poole liikuma hakkaksime? See on väga tõenäoline, sellepärast, et kogu see valdkonna areng on toimumas selline, et ütleme, autodel on elektrifitseerimine, infrastruktuuris on toimumas nutistumine ja samal ajal need kaks maailma saavad ühel hetkel kokku, kus siis tegelikult autod võiksid hakata rohkem ise juhtima ja inimesel vabaneb väga palju produktiivsust. No, Berkman toetab Cyber Battle of Estoniat 2021. Miks te otsustasite õla alla panna? Eelkõige sellepärast, et noorte inimeste valdkondlik harimine on äärmiselt oluline, sest et olgugi, et meil on autod muutuvad aina nutikamaks ja nii edasi, siis tegelikult tekib uus meedium. Seesama staatiline infrastruktuur, linnakeskkond muutub aina nutikamaks ja keegi peab seda programmeerima. Ja selle ongi, meil on lihtsalt vaja rohkem inimesi, kes suudavad programmeerida ja meie linnakeskkonda turvalisemaks ja ohutumaks muuta. Igal juhul suur tänu. Mart Suurkask, Berkman Technologies igal juhul ootab siis talenti, kes ka tänaselt ürituselt kindlasti võrsub enda ridadesse ja vajab neid hädasti.